No nii, nagu soomlased ütlevad, no nii. Tervitused teile kõigile, igale poole üle Eesti, üle laia maakera. Ja kui ma alustaksin oma traditsionaalsete kuldsete sõnadega, siis ma peaksin ütlema hei müügirahvas, kuidas teil läheb? On olnud päris pikk paus. Oled seda isegi märganud, kindlasti need, kes on mind jälginud, need on märganud ja see paus on olnud ka väga sükene mõtteline paus, et kas üldse edasi minna. Ja kui ma viimastes müügiminutites ütlesin, et 50 sai täis, ehk siis 50 osa sai tehtud ja et mis nüüd siis edasi saab, et kas nüüd lõpetada pull ära või minna edasi, siis ma vahepeal tõsiselt kaalusin seda ja otsustavaks tegelikult sai mitme inimese tagasiside. Ja tagasiside selles mõttes, et neid müügiminutid on vaja ja neid on just vaja alustavatele müügiinimestele, kes alles otsivad oma elu mõtet ja oma nagu pinda ja oma toetuspunkte ja lihvivad oma arusaami, nii et väga äge, et seda on vaja ja ma jätkan rõõmuga oma mõtete jagamist. Vahepeal on kindlasti väga palju vett merre voolanud. Esiteks septembrikuu on just värskelt alanud, väga paljudel septembrikuu seostub taaskord sügisega, uue hooajaga, lubadustega, uute eesmärkidega, nii et ma arvan, et see on ideaalne pinnas selleks, et müügiminutitega jälle liikvele minna. Olen mõelnud ja mul on päris palju ägedaid inimesi, keda teie ette tuua, kellega ma tegelikult olen juba eelkokkuleppeid sõlminud ja küsinud, et kas nad oleksid valmis intervjuud tegema ja on ägedaid inimesi siis, kes on valmis. Nüüd, mida mina vahepeal teinud olen? Me ilmselgelt oleme Dominate'i tiimiga oma müügitööd tegemas igapäevaselt ja aitamas ettevõtetel kasvada ja müüki suurendada. Küll aga selle juures olen ma juba väga kaua aega tagasi märganud ühte trendi ja ühte vajadust, ehk siis nagu head müügiinimest on kõikidel ettevõtjatel vaja kõikides tiimides. Ei ole vahet, kus uksest ma sisse astun, igal pool see vajadus on 100% olemas. Ja ma olen teinud päris palju värbamisintervjuusid vahepeal. Ja ma mõtlesin, ma tänase osa nagu eesmärgiks paneksingi selle, et kui sa oled nüüd ilusa suve ära veetnud ja sul on olnud jumalast nagu äge aeg ja nüüd sa mõtled, et kurat oleks aeg tööle minna, et lähen siis müügitööle ja hakkad kandideerima, siis ma arvan, ma toongi edaspidises osades välja seda, et mis on kandideerimise juures müügitööle oluline ja mida mina oma pikaajalise kogemusega seal näha tahan ja kuulda tahan ja mida ma hindan. Ehk siis alustame kõigepealt kõige lihtsamatest asjadest. Ja kõige lihtsamatest asjadest on see, et kui sa märkad kuskil, et kandidatuur on püsti seatud või keegi otsib head müügiinimest. Kas sa märkad seda siis CV keskuses, märkad sa seda kuskil kellegi kodulehel, vahet ei ole. Igal juhul otsustad, et sa oled täitsa valmis, sa oled hea müügiinimene või sul on olemas kogemus ja et sa kandideeriks. Siis ma annan sulle mõned pisikesed, imelihtsad ja nagu olulised vihjed. Esiteks, kui sa saadad CV-d, kas sa kaaskirja kaasa paned või pane, see on sinu enda vaba valik. Tore on, kui kaaskiri on kaasas, kui sa viitsid natuke pühenduda ja mõelda, miks sa just sellesse organisatsiooni tahaksid kuuluda. Kui sa saadad CV, siis CV juures pea silmas 2 asja. Esiteks, kui sa saadad CV eestikeelsele töökohale, Eestis, tehes müügitööd Eestis eesti keeles, siis ära saada inglisekeelset CV-d. Päriselt, see ei anna sul mitte ühtegi lisapunkti juurde. Kui sa arvad, et see on fancy, ei ole. Saada eestikeelne CV. Kui sa üldse oma CV-d teed, siis mõtle ühele pisikesele aspektile. See, kes vaatab läbi 100 või 200 CV-d, sellel on ainult üks eesmärk, et su CV oleks lihtne ja loetav. Ära pane sinna ühtegi liblikat, ühtegi lillekest, ära pane sinna mingit taustagraafikat, ära kasuta mingisuguseid X-fonte, mis näevad nagu, ma ei tea, visuaali mõttes seksikad välja, aga lugeda on ülisitt. Ära lihtsalt tee seda. Mõtle selle peale, et see, kes su CV-sid läbi vaatab, ta vaatab läbi näiteks 200 CV-d. Kui tal tekib vähimgi nagu probleem sellega, et tal on nagu kehva lugeda, kui see nõuab talt aega ja energiat, siis see tekitab temas esimese emotsiooni sinu CV kohta ja sa tahaksid, et see esimene emotsioon oleks lihtne, selge, arusaadav. Nüüd, kui suga lepitakse kokku töövestlus, mis iganes kellaaeg, mis iganes nädalapäev ja kui sa mingil põhjusel, isegi 2 tundi ette saad aru, et sa ei saa sinna vestlusele tulla, siis kõige lihtsam moodus, võta sellele intervjuu organiseerijale kõne, ütle, praegu selline situatsioon, sorry, ma päriselt olen huvitatud sellest töökohast, aga selline asi tuli ette.
kas autorehv läks katki, mis iganes sul päriselt elus juhtub. Kõige lihtsam kujul, helista, ära saada meili isegi, sest see meili viide võib olla nii pikk, on ju, et see, kes intervjuusid läbi viib, ta ei saa seda meili kätte, sest ta on juba valmistunud, tal on juba asjad valmis, ta on juba võib-olla kuskil nõupidamiste ruumis, ta võib-olla teeb eelmisi intervjuusid, seega tõmba lihtsalt kõne peale, ütle väga vabandan, paluksin uut aega. Väga hea, sa saad kindlasti selle uue aja, selles ei ole üldse küsimus. Nüüd, mis veel? Kuidas riietuda? Kui sa oled hingelt hevikas, siis ma mõistan sind. Kui sa oled hingelt hipi, siis ma mõistan sind. Kui sa tuled ennast esindama, siis mõtle hästi lihtsal kujul. Kui sa tulevikus töötad selles ettevõttes, kuhu sa kandideerid, kuidas sa näeksid välja, kui sa lähed seda ettevõtet esindama. Ja see ongi hästi lihtne, väga lihtne reegel. Kui sa arvad, et sul on T-särgis okei seda ettevõtet tulevikus esindada, siis see on sinu väljendusviis, siis sellest teeb iga intervjueerija omad järeldused. Kui sa arvad, et sul võiks viisakas triiksärk selga panna, kas või üks kord mitme kuu jooksul, selleks, et tulla vestlema, selleks, et olla esinduslik müügiinimene, siis täpselt nii teegi. Sest sa lihtsalt loe sellest välja seda, et intervjueerija vaatab sulle kergelt peale ja ütleb, okei, kui sina arvad, et see on sinu esinduslik välimus, siis nii on ja sellest tehakse omad järeldused. Nii, ma mõtlen korraks, mis on veel oluline. Nii, sa oled intervjuule kohale tulnud. Üks väga oluline asi, väga hea, see on tänase video keskpunkt. Kui mina värban, siis ma ütlen alati ja ma olen seda alati arvanud, et CV on kunstiteos. CV-sse saab kirjutada igasuguseid asju ja kirjutatakse ka. CV minu jaoks väljendab seda, kes sa olid eile. CV väljendab seda, kes sa olid eile. CV ei anna mulle mitte ühtegi infokildu sellest, kes sa oled täna ja kes sa oled homme. Milleks sa täna oled suuteline? Ja miks ma niimoodi ütlen? Ma ütlen seda väga lihtsal põhjusel, et kui väga paljud ettevõtjad, ja te teate ise ka, tahaksid, et müügiinimesel oleks sära silmis. Sära silmis, mõelge selle peale korraks. Sära silmis saab olla ainult kahel juhul. Kui sa oled täiesti valmis, ehk siis sa täiega tahad, sa oled täiesti kohal olev, sa oled seal selles hetkes, mõttega selle töö juures või teine variant, sa oled veini joonud või alkoholi joonud. 2 varianti võib olla siis, kui silm sära. Nüüd, nende 100 intervjuu, mis mina praegu viimasel ajal olen teinud, nende üks ühine nimetaja on see, et silmad on inimese hingepeegel. Ja kui sa vaatad inimese silmadesse, sa saad kohe aru, kas ta on väsinud, kas ta ei ole kohal, kas teda tegelikult see töökoht ei huvita, ta tuli lihtsalt läbi. Kas ta on läbi põlenud? Seda näeb silmadest väga kergesti ära. Ehk siis, mille peale sa peaksid mõtlema ja millise ülesande mina sulle tulevikus kindlasti annan? Ma panen su CV kõrvale, ma ei vaata seda CV-d, ma ei näita seda sinu tulevasele juhile. Kirjelda ennast müügitegevuses või kirjelda, miks sa müügitööd teed ja teine asi, mida ma peaksin su minevikust teadma, ilma et ma su CV-d ühtegi korda vaataks. Mõtle need 2 asja läbi. Ja kui sa oled need asjad läbi mõelnud ja mõelnud, miks müügitöö on sulle oluline, miks sa oled seda teinud, miks sa oled seda 15 aastat teinud, miks sa oled seda 20 aastat teinud, miks sa endiselt tahad seda teha. See on esimene asi ja teine, mida ma peaksin sinu kohta teadma, nii et ma su CV-d ei vaata. Kõlab loogiliselt, eks? Need 2 asja. Ehk siis minu esimesteks müügiminutiteks, mille me proovime 10 minuti sisse ära mahutada, ongi need asjad. CV korrektsus, CV lihtsus, CV puhtus, CV keel, sinu välimus, kuidas sa tuled kohale, kas sa oled kohal, mida ma loen su silmadest välja ja siis üks väga-väga oluline detail, kui ma viskaksin su CV, rebiksin su CV puruks, kes sa oled? Kes sa oled, mida sa suudad, mida sa praegu suudad? Ehk siis mõtle välja lühikene jutukene sellest, miks sa müügitööd teed ja järgnevaks see, mis on sinu taustast mulle täna oluline ja milleks sa oled täna võimeline. Nii lihtne ongi, sest müügitöö eesmärk ainult, mida sa täna teed, milleks sa täna oled võimeline. Kõik see eelnev on bullshit, seda ma olen elus näinud ja korduvalt saab see taaskord tõestatud, et CV pealt ei osteta sisse mitte ühtegi inimest, ostetakse müügidirektorit ja see on inimeste juhtimise kogemuse pärast. Aga mitte ühtegi aktiivset müükarit ei osta oma CV pealt sisse. Mõttetu, täiesti mõttetu. Ehk siis, nagu sa aru saad, olen ma praegu värbamise lainel. Kui ma kunagi koolitamist alustasin 3 aastat tagasi ja see oli niivõrd äge, siis minu esimene eesmärk oli puudutada 1000 inimest oma koolitusega. Kui see 1000 inimest sai täis, siis ma sain aru, et ma pean tegema pausi, ma pean mõtlema natukene asju läbi, mis on täna minu juures, minu enda elus müügikoolituse juures oluline ja kuidas ma homne päev müügiinimesi koolitan. Täna olen ma sellel pausil ja täna ma väga paljuski värban. Ehk siis, kui sa tunned, et sa oma tänasel töökohal, isegi kui see ei ole müügitöö, oled väsinud ja sa tunned, et sa tahaksid head müügitööd teha,
siis mul on igapäevaselt väga palju partnereid, kes vajavad endale häid müügiinimese. Ma panen video alla oma meiliaadressi, sa võid alati mulle helistada, telefoninumber, meiliaadress on olemas ja ütle, et kuule, et ma olen paremaks võimeline. See toode või teenus ei kõneta mind, mida ma täna müün. Ma tahan, et sa leiaksid mulle parema positsiooni, parema töökoha, parema ettevõtte. Saada oma CV teele, me saame suga kokku, me räägime ja ma leian sulle parema positsiooni. See, mis paneb sul silma särama, see, mis tekitab sinus kohalolu, see, mis tekitab sinus arengutunde. Ehk siis 10 minutit täis, sõbrad, jätkame müügiminutitega. See oli esimene mõttekäik sellest, kuidas kandideerida. Ma kindlasti toon väga palju asju veel tulevikus välja, mis kandideerimist puudutab, mis on oluline. Seniks, sõbrad, teile ilusat septembrit, ilusaid uusi eesmärke, ilusaid mõtteid, harmoneerumist oma väärtustega. Miks sa müüd, kellele sa müüd, mis toodet sa müüd, see on üli oluline, see paneb sul silma särama või võtab sul silma täiesti tuhmiks. Kuulge, olge kallid, mulle võite alati kirjutada oma ägedatest juhtumistest, mis teil toimunud on, mis on teie murrangud, mis on teie isiklikud arusaamad ja kohtume järgmistes müügiminutites. Nautige sügist ja müüge. Tšau!